Kohalikud loodusfotograafid ja üks ornitoloog on tulnud siia Matsalu rahvusparki ja täna ronime siuksest prostast asjast üles veits. No vaatame. Kuule, see on jumala tugev ju. Mis see kell on? Ühesõnaga, varsti tõuseb päike ja eks me selle pärast siia tulimegi. Endal on kerge konverse jallas, libiseb veits, aga see you at the top. Jõudsime ülesse ja noh, ei tea, ei ütleks, et nüüd nii hull see torn on. Ja ta on suht prosta nagu selles suhtes, vaata seda, siin on see tross nagu. Sa näed, et see tross midagi hoiast on nagu lõdva nagu. Siin on näha, need on need saunakesed, suitsu saun. No seal, seal on üks kuskil. Ühesõnaga, vasti tõuseb päike. Ma juba tunnen sealt, et sooja kiirus tuleb. Sooja kiirus. Kuule, päris ere on, tasu otse päikesse vaadata vist. Kui te siin olid, vaata, torni saab. No ei, no käed on olemas. Sa arva, milles probleem? Käepidemed ja asjad on kõik olemas nagu. Pistin ja samma. Jalg on nii pisik, et ta nagu istuks trepiastme peal, kui tuleb alla. Kui ma vaatan, et siin keegi hakkas nagu ehitama vaikselt laudteed ja siis mõtles persi ka tegemist. Tõmbus rahadega üle, vaata. Jah, siin see puder oli. Siin oli puder jah enne. On seal keegi liigub, vaata. Liigub või? Seal esimeses suuremas vahes nagu, kui sa hakkad tulema seal. Ühesõnaga, me jõudsime uude kohta, eks ole. Mis see vaatetorn see oli? Kloostri. Mis asi? Kloostri. No, siin on nagu siuke pull lugu, et 1, 2, 3. Ühesõnaga, siin on mingi 25 pluss autot. Aga seal on üks kalamees ainult. No selles suhtes see jõgi on nagu pikk, vaata. Lähme torni, sealt näed kalamehi. Davai, lähme torni. Kuule, see on veel uus. Siin lööb pea ära. No, Fredi lööb selles suhtes. Kristin on rahus. Ossor Raiskil on tõesti rohkem kalamehi. Ja noh, vaadake nüüd. Taaskord saate näha, kuidas Kristin trepist alla tuleb. Ära, ma juba olen professionaal. Nagu ma just näitasin, siis kell saab 7. Kutid. Siin all on kirjas torni kasutamine külas omal vastutada, sellepärast et see on siukses seisus, et noh, kunagi ei tea, millal see alla tuleb, aga vaata, RMK vastutuses vaba, vaata, panid sildi peal. Seega off the next stop spot. Raks minu uurimiskalasid saab. Ei. Kolmas vaateplatvorm, let's go. Siia ma ehitasin selle puki valmis, siia tuleb tegelikult üks suur kuredi see sulpsu koht, sealt saab hüpata. Saunast käbe välja mööda laudteed sinna torni otsa ja paned peakut. Me oleme natuke proovinud vett siia sisse juba lasknud, aga siin tuleb veits veel kaevata ja teha. Siin on hea kasepuud, pihtasid ühe ka kohe, kus tuleb siit teed. Sa oled siia katusaluse ka teinud, jah? Ja, ei noh, see on siuke veits tobinurk. Ma ütlen, sealt saunast peab ülikäbe tulema, muidu läheb soe välja nagu. Siin näed, siin saab ratastooliga saab hüpata peakut. Lähme ülesse, vaatame ülesse asja küll. Aga ratastooliga saab hea hoolsid olla. Erinevalt sellest esimesest kohast, kus sa pead kätega üles ronima. Ja ma ei tea, kes seal ehitas seda. Oi, laud ja kõik jutud. Noh, ma ütlen, siis saab grilli teha ja ronid peale ja siis ühe hea tõuke paned, siis peaks sinna välja saama küll. Noh, paneme kinni praegu seda. Mis disain see siin on? See on kolmnurk, trapets hoidleb see. Ei no selge, sellega piirdub täna see nurgakivi saade ja kohtume juba vähem kui nädala pärast. Fredi, aga tore sound sul. Jaa, eks tulge külla mõnikord ja... Eks me siis lähme siis edasi. Võib-olla järgmine pealt saab sul, who knows. Oli plaan minna Piuse bussijaama vaateplatvormile, aga Freds mingi, see on linnutorn. Siis me keerisime linnutorni ja nüüd me oleme Haeska linnud. Ole vait! Me oleme nüüd Haeska linnutornis. Kes ütles? Mida? Kes ütles? Juba ätti külma näoga mööda, siit ka vaata. No sellepärast, et me ei pidanud ju minema sinna Haeska. Ei pidanud, aga seda ei olnud kaardi peal ka vaata. Oli! Siin plats on täis suuri kivevad. Ja siis Fredi arvas, et need on sita hunnikud, pärast saab. Siia poole näitab, siis on näha vaata need
pisikesed, need on nagu sita peale üks muru kasvanud. jaa, aga vaata neid nüüd. Need on lihtsalt suured sitajönnid, mille peale on muru kasvanud. aga vaata, kui palju siin neid sulpsu kohtasid on. Peakad saab hüpata, noh. Haukhaned on. see oli see Hauka sadam. Tähendab, ma siin käbe võtan kokku oma ornitoloogia teadmised. mul on 9% akut seega. Okay. Seekord siis siin Haukas või mis oligi? kuradi, ära pane! Viimati me katkestasime HSK linnuvaatustoorini, sellepärast et akus jäi tühjaks. aga siin me oleme. Üks juhe laeb seda, teine jookseb siia ja Fretsil auto läigib. Tasub poleerida, vahetada ja teha asju vaata, kurat, kõik sitt jooksis maha, lasin peegi üle käbena. Just nii, ja kui sa tahad teada, kuidas seda autot puhastada, siis mine vaata viimast motopurgi vlogi, vaata. Pange like ja subscribe ja me oleme praegu Haapsalus ja lähme edasi järgmisesse vaatlustorni. Bye! No kurat, küll mingi vana laiab siin. Kuidas teie meeldis? Ei, hea oli. See on nagu ikka õige eestlane, nii võimalikult lähedal autoga kui saab, ei kannata. Ja kes ei riskis ja šampust ei joo. Täpselt, siin kuradi kohe. Kus kohas me oleme? Mingi vaatetorn. Kiri mingi ka, see vist on 4. vaatetorn. Ma ei tea, 5., 6. 5. See vist on sealt kaudu. Seega minek. Keegi nagu näeb mingit torni või? Ma ei näe ühtegi torni. Ma näen luike näen, jah. Ei, siin on küll, ma vaatan kohe. Võib-olla siin oli kunagi. Oi, toonekurad. See on see hall. Need on hallkurad. Jälle mingi hashtag ornitoloog. Niime Poolsaare vaatetorn, kuule me oleme jumalus vales kohas ju. Siia ei saagi. Siia peabki vaata marssima. Tegin väikse lekke pausi ja juba kuulen mingit uut infot meie vaatlusposti kohta. Tähendab, tulime siis siia Kirimäe vaatetorni. Tuleb välja, et tulime natuke valesse kohta ja kui nüüd loeme lisainfot RMK-pist, siis vaatetorni juurde ei saa autoga jalgsi minna 400 meetrit. Rada on looduslik, vajalik kummikud. No selge, igatahes see torn jääb täna ära. Lähme edasi, võtame järgmiseks äkki kas selle, mis sellise veider lahe. Saare vaatetorn. Saare vaatetorn. Here we go. Kohe vaatame, oota käbe. Me võime tagasi liikuda juba. Ei ole kirjas, et ei saa jala või saa autoga. Ei saa jala, ainult autoga saata. Kohe sain paugu kurdi tolmu ninna. Tee peal oli, või õigemini siin ei jõudnud filmi panna, aga mingi 6 kitse hüppasid. Mõned oli seal. Te ei näinud, aga teisel pool veel metsa ääres. Me keskendusime. Panid jooksu veel sinna. Me keskendusime parempoolsetele, aga nüüd me oleme siin uue vaatlustorni juures, seega vaatame, mis saab. Näeme, seal on puu otsas hästi palju linde. Siis hall varresed. Ei ole need on mingid kormoranid, kas see puu ei ole valge või? See on kasepuu, valge puu. Tähendab, te ei ole kvalifitseeritud ornitoloog. Seal võib nõks olla ka selles suhtes, nagu tuvid ka üldse olla tegelikult. Lihtsalt täis situnud puu või? Jah, see ei ole harv juhus, aga... Seoses sellega, mida ma just enam ütlesin, seal eelneval tagapool oli üks post. Posti peal oli 2 märki. Üks oli see, et koer ei või siia ekskrementeerida ja samas teine oli märk, et inimesed ka ei tohi. Ja torn juba paistab. Kuule, ma julgen öelda, et meie tornid lähevad aina madalamaks. Okei, noh. No vot sulle rahvast. Mis siin ikka? Lähme edasi. Meil on nüüd pikk töö alla. Kõik 7,5 meetrit on alla ka saada midagi. Ja niimoodi see 7,5 meetrit läbiski. Breaking news. On võimalus, et on tulemas suurem vaatetorn. Ma olen mingi täielikku kelbastist. Ei aja ka, vaata. Ei ole cancel. Me läheme suuremasse vaatetorni, mida ei ole isegi märgid. Kui see on kõige uhkem tee, mille peal me selle reisi käigul käinud oleme. Tahaksin sulle lillekinki. Oi, aitäh. Boom! Osa rais! See on nüüd torn. Siin need on siis. Näed, siin on need. Ükski hea tegu ei jää tagastamata. Pumpst. Pumpst või? Jep. See on ju see playeri vlog. Muidugi. Vana hea tõmbab käima, Playeri vlog, moto, purk, kõik särgid. Selle asemel, et ringi käia, Fredi mõtles, et paneme otse üle põlla ja siis mõelda tehtud. Paneme otse üle põlla.
ma praegu avastasin, ma olen täpselt selles asendis, milles ma ei tohiks olla. oi, tohi kakat teha. Kuule, 2 autot veereb peale. Aeg on kiirelt, pildid kotti paksid ära. Nii nagu Tõnis Mägi. Aeg on lahkuda. Aeg on lahkuda. Järgmine koht. Vaatame, kus me läheme. Aga mehed ja naised, siin palun järgime samu reeglid nagu eelmises punktis. Ei kakamaa. Ühesõnaga Keskkonnainspektsioon pidas meid kinni ja luges sõnad peale, et 2 + 2 meetrit. Noh, me võime põhimõtteliselt, nagu ma aru sain, me võime vaata Plotkini koos minna, aga lihtsalt pärast me läheme eraldi autodega. Et siis on kõik hästi. Siuke süsteem meil siin siis. Aga vaata, platvorm on seal. Me oleme kuskil kaugel. Vana võttis vabaks vähemalt, ma näen. Puhkan jalga litteril. Õhuvain. Õhuvain. Muidugi. Kuulge, aga oli tore. Tule võtta rahulikult, nüüd puhkab jalga veits. Tere tulemast Nõva randa. See asi on Peraküla. Peraküla randa. Vana hea Keskkonnainspektsioon sõitis meile jälle järgi. Fredi ütles, et nii viisu. No, vana tegelikult Haapsalus poiss pesi auto puhtaks just kiitis. Ei no mul on vahakiht peal, no. Ei on. Aga siin on kerge tuul, jah. Tähendab, viska siia parkimisplatsi peale pikali. Kuulge, mul tekkis küsimus. Miks on eesti keeles vetsu nimi Käimla? Sa käid sealt? No ma käin igal pool, aga miks see nagu igal pool Käimla pole? Võid vesiklusvett ka öelda. See kuiv Käimla. No aga seal ei ole midagi kuiva, kui ma seal käin. Meil siin päike paistab. Aprillikuu lõpp. Tõmban luku kinni. Ma ei ole kaotaja, vaid ma olen võitja. Kes ma olen võitja. Meie sõbrad. Keskkonnainspektsioon. Sõidavad järgi. Nad on nagu... Mis häält põder teeb? Okei, ühesõnaga enam-vähem on plaan teada, kus me läheme, jah? Kodu poole, mitte koju veel nagu, no kodu poole. Olgu, me liigume edasi. Hakkab karjuma sul seal Oi. vaata. Kallis rahvas, oleme siis jõudnud lõpuks oma otsapidi Keilasse ja ütleme nii, et mudaralli või tolmuralli sai tehtud seal Nõva vahel ja see tähendab seda ka, et auto oli vaja puhtaks saada. Mõlemad autod läigivad. Pill jälle veits läigib, väike mampslimasin ka, sai natuke läikima löödud. 345 kilomeetrit kellal ja tubli 11 tundi või midagi niukest, noh. Päev on ees veel, nii et nüüd koju ja minek. Kuule, aga ole mõnus ja paneme selle asja purki. Ei, vale saade, suurelt vale saade. Läheme koju ära. Tšau.